Hei, mina Heidi Plumberg, sinu terapeut ja ma olen ka coach ja mentor ja lisaks on mul siis selline tore raamat siin raamatupoodides introverdist, ekstraverdist, sisemisest varjust välja ja see on ka Amazoni bestseller, jah. nii et selline ilus tore raamat ja täna otsustasin siis rääkida, et kes siis see introvert siis on sulle siin, jah. Introvert on siis see, kui sa märkad, et sa justkui nagu mingid asjad on sul varjus, ehk siis sul võib olla väga-väga selline väga sisukas mõttemaailm, aga sa tihti ei räägi välja, jah, mida sa arvad. ja sa võid ka olla nii, et sa pärast mõtled või isegi ütled teistele, et vot, mul oli see idee juba varem või et ma teadsin, ma oleksin pidanud ütlema, onju. nii et kõik need kohad, kus mehed õhkavad, et oleks ma nii tark kui mu naine pärast seda, onju, siis see näitab, et ta naine on ilmselgelt introvert, onju, ja mees samamoodi. nii et mis see siis introverdiks olemine siis tähendab, ongi see, et sa peaksid ennast rohkem särama lööma, ehk siis kuidas olla siis ruumi kõige säravam introvert ja selles see raamat siis räägibki, et kuidas siis introverdid saavad olla rohkem ekstraverdid, ehk siis kuidas nad saavad väljapoole särada. sest mina olen 100% introvert, paljud kindlaksid ütleksid, et Heidi, sa oled ekstravert, onju. aga ma olen lihtsalt introvert, kes on tulnud sisemisest varjust välja. ja selles see raamat siin siis ongi, ta on siis käsiraamat naistele eneseleidmise teekonnal, jah. ja introverdiks, mida sa veel märkad, et sa võib-olla ei kipu suhtlema, näiteks kui on mingid sellised networking'u üritused või üldse koolis või selline sotsiaalne süsteem, sa pigem ei lähe, pigem sa ootad, et inimesed sinu juurde tuleksid siis tegelikult sa ei ole nagu introvert selles keskkonnas, kus on su lähedased, näiteks kui sa oled oma perega koos, sa oled oma sõpradega koos, võib-olla oled pokaali veini joonud, onju, siis sa võid olla kõige jutukam inimene seal seltskonnas, onju. nii et see näitab, et tegelikult see ei ole sinu enda omadus, vaid see on midagi, mis sa oled õppinud ja võib-olla sa oled seda õppinud juba ema kõhus, onju, siis et maailm ei ole turvaline koht, onju, mind on liiga palju, ma olen liiga lärmakas, parem kui ma olen varjus, sest maailm on ohtlik koht. nii et kõik need asjad siis on need, mikspärast inimesed tihti elavad allapoole oma võimete, ei ela oma täispotentsiaalil ja kardavad näidata, kes nad tegelikult on. igal juhul ma julgustan sind soetama seda raamatut, siin on kaas ka ägedad boonused, tule vaata www.heidibloomberg.ee/raamat on siis ka, kus sa saad need boonused endale tellida ja ma väga tahaksin saada sinuga rohkem tuttavaks, miks mitte, broneeri minuga tutvumiskõne.